Täna on meile külla tulnud pikaaegse töökogemusega tunnustatud kopsuarst, unearst, doktor Erve Sõõru. Tervist, doktor Sõõru! Tervist! Te olete pikka aega töötanud Tartu ja Tallinna suuremates haiglates unearst kopsuarstina. Praegu võtate te oma patsiente vastu Confido erakliinikus ja Medicumi tervisekeskuses. Millised on need kõige sagedasemad unehäired, millega oma vastuvõttudel kõige rohkem kokku puutute? Aitäh küsimuse eest. Ma olen Tartu Ülikooli lõpetanud, aga ma Tartu Ülikooli kliinikumis töötanud ei ole, aga olen pikka aega töötanud regionaalhaiglas ja hetkel tõesti Confido meditsiinikeskuses ja Medicumis töötan kopsuarsti ja unearstina ja minu peamine unehäirete valdkond on ikkagi uneaegsed hingamishäired, aga nad ei esine kunagi isoleeritult, et tuleb vastuvõtule ainult uneaegse hingamishäirega patsient. Kui me tahame seda inimest hästi aidata ja tema muredest aru saada, siis loomulikult mul tuleb teada kõikidest unehäiretest üht-teist ja seda ma tõesti olen ka õppinud. Miks teie arvates kõige rohkem esineb unetust ja uneaegseid hingamishäireid? Unetust, Eestis ei ole tehtud uuringuid, et me saaks öelda, kui palju meil unetuid täpselt esineb ja kindlasti ma arvan, et alati ei ole unetus ka diagnoosikoodina dokumenteeritud. Ja tuginedes Lääne-Euroopa andmetele, kus siis 30-35% inimestel unetust esineb, siis ma arvan, et Eestis võivad olla need numbrid suhteliselt samasugused. Ja uneaegseid hingamishäireid, nii palju kui me oma inimestest teame, nii palju siis, mida rohkem ja täpsemini me oma patsientide tervisest teame, näiteks und rohkem uurime, siis saame ka teada, et kui palju täpselt ka uneaegseid hingamishäireid esineb, nii et see protsent kõigub seal 2-24%-ni. Aga miks unetust just nii palju on, siis unetus on paljude teiste unehäirete tagajärg ka. See on sekundaarne unetus ja unetus kujuneb sageli ka meie igapäeva töörütmis kujuneva ärevuse tagajärjel ja kujuneb ka paljude erinevate haiguste tagajärjel, kus näiteks inimesel on seljavalud ja tema ühes kehaasendis magada ei saa, tal tuleb muuta kehaasendit, see on samuti unetuse üheks põhjuseks. Aga unetus on järjest kasvav probleem ja teda esineb järjest enam kogu maailmas. Doktor Sõõru, te olete üks vähestest enam kui 20-aastase töökogemusega unearstidest. Te olete olnud Eesti Unemeditsiini Seltsi ja Eesti Uneliidu asutamise juures. Olete juhtinud ka täiskasvanute unehäirete esmase diagnostika ravijuhendi koostamist. Miks on unehäiretega tegelemine nii tähtis? Kui me und piisavalt hästi ei käsitle ja jätkame uinutite väljakirjutamist lootes paremale unele, siis kindlasti nii see ei ole. Ja tõesti 2005. aastal me kogunesime erinevate erialade spetsialistid ja lõime Eesti Unemeditsiini Seltsi ja Eesti Uneliit on siis loodud 2015. aastal ja tema koondab siis erinevate unehäiretega patsiente ja seisab nende õiguste ja huvide eest. Unega tegelemine on oluline, ta on oluline meditsiinile, ta on oluline majandusele, ta on oluline sellele inimesele endale. Ja mida parem uni, seda parem tervis. Ja kui me võtame näiteks 80-aastase inimese, siis 80-aastaseks elades on ta maganud oma elust 26 aastat. Ja mõeldes selle peale, et selle aja jooksul mitte midagi ei toimu, see on ka selgelt naiivne mõttekäik.
ja paljud ajuosad on une ajal aktiivsemad, kui seda on päeva ajal ja kuidas me saame inimese tervist mõjutada just und uurides, siis unemeditsiinil on siin päris palju pakkuda ja kokku hoida ka näiteks Eesti Tervisekassa kulusid. Et igaüks on huvitatud sellest, et une kvaliteet oleks hea, magama minnes see uni tuleks kiiresti, uni oleks terviklik, ärkamisi vähe ja loomulikult hommikul ärgates hästi mõnus puhanud tunne ja väsimust ei oleks ja kehakaal oleks normaalne ja meil nii-öelda töös ja pereelus ja isiklikus elus kõik laabuks hästi ja me ravimeid ei peaks tarvitama. Ja unel on kindlasti siin üht-teist sekka rääkida just selles osas, et kuidas seda tervist parandada ja tervist hoida. Doktor, millised on kõige olulisemad unehäiretest tekkinud tüsistused? Unehäiretest tekkinud tüsistusi on palju ja nad väljenduvad erinevate elunsüsteemide häiretena. Me nii-öelda igapäevases elus ja oma une ärkveloleku rütmis ei kujutagi seda ette ja seda, et seal mingid häired üldse tekivad, seda on näidanud viimaste aastakümnete teadusuuringud. Näiteks on teada, et kui inimene liiga vähe magab, siis temal on kalduvus süüa enam magusat ja on kalduvus ka kehakaalu enamaks tõusuks ja selliseks stressi söömiseks. Päevase liigunisuse tõttu ollakse tööl ka autoroolis sellistel tähelepanu nõudvatel tööülesannete täitmisel nii-öelda potentsiaalne liiklusõnnetuste tekitaja, tööõnnetuste tekitaja ja uurides inimese und ja juba aastaid oleme leidnud, et teatud juhtudel ka kõrgvererõhutõbi, rasked südamehäired, nagu selleks on südamelihase infarkt, südamerütmihäired, need esmased viited või me saame juba inimese und uurides või siis on ka teada, et näiteks infarktidest vähemalt 2/3 toimub öötundidel ja süda läheb ka sagedamini rütmist välja just öötundidel. Järelikult uneaeg on midagi sellist, mis mõjutab inimese tervist. Kui on ka diabeet, erinevad maoprobleemid, psüühikahäired, inimese geneetika on erinev ja kellel millised unehäired välja kujunevad, see sõltub väga paljuski ka inimese geneetikast. Ja kas neid kõigil üldse kujuneb ka välja? Eestis on juba pea iga teine inimene ülekaaluline või rasvunud ja see iga aastaga kahjuks läheb tõusuteed. Kuidas teie, doktor unearstina, näete unehäirete ja stressi ning kehakaalu tõusu vahelist seost? Seos on tegelikult otsene ja kui me vaatame mina enda klassi, esimesse klassi mineku nii-öelda pilti, kus me kõik seal reas, kui silgud olime, mahtusime ja siis vaadates neid tänasel päeval, siis tõesti need lapsed on ülekaalulisemad või ülekaaluliste protsent on hoopis suurem ka juba esimesse klassi astunud laste osas. Ja selline vähene liikumine, just nii-öelda meie mugavus, nutiseadmete kasutamine, une ärkveloleku aja ebaregulaarsus, nii-öelda see infotulv, mis meile igal päeval igapäevaselt kätte tuleb, see teeb meid ka ise vähem liikuvaks. Me peame meeletult kokku võtma, et minna näiteks õue suusatama, jooksma, jalgrattaga sõitma,
et see on nagu eraldi selline lausa ülesanne ja see füüsiline koormus on meile kuidagi tehtud selliseks kaugemaks või vähemalt selle ühiskonna arengus tuleb rohkem tähelepanu pöörata just toitumisele, toidu kvaliteedile, kaloritele sealhulgas, toitumise ajastusele, jookidele, mida me täpselt joome ja siis samuti selle füüsilisele aktiivsusele ja oma töö, vaba aja ja unerütmi normaliseerimisele. Doktor Sõõru, Eestis on palju ka vahetustega töötavaid inimesi. Milliseid soovitusi peaksid järgima vahetustega töötavad inimesed? Siin on 2 aspekti kindlasti ja vahetustega töötajaid kindlasti on Eestis, on nad siis meditsiinisektoris, on ta Päästeametis, on seal tootmisprotsessis. Kõigepealt, millisena on välja töötatud selle töötaja töögraafik, kuivõrd on arvestatud selles nii-öelda väljapuhkamiseks sobivat aega või piisavat aega ja nii-öelda tervise ja biorütmide taastumist. Ja kuidas on see töögraafik üldse ka koostatud, et kas ta on selline roteeruv päripäeva või on ta täiesti suvaline töögraafik, et siin on kõigepealt see tööandjate teema, aga öötöötaja, vahetustega töötaja, et ta kindlasti on suurema riski all, ainuüksi seetõttu, et nad sageli elavad üksi, nad söövad rämpstoitu rohkem, neil on sagedamini, kiiremini arenevad erinevad haigused ja nad kindlasti vajavad nõuannet selleks, et kuidas oma öövahetusi, vahetustega tööd ja oma igapäevast elurütmi nii-öelda korrastada. Näiteks, kui inimene läheb õhtul öövalvesse, võiks ta oma treeningu ajastada just enne öövalvet õhtutundidele. Kui inimene teeb normaalset päevastöö, võib ta valida, kas ta tõuseb hommikul varem, teeb oma jooksuringi, eriti sobib just sellistele varase uneaja häirega inimestele või hommikustele kronotüüpidele või siis teeb treeningut peale tööd. Ja toitumine peab paigas olema, et toituma piisavalt sageli ja need kogused ei tohiks olla suured, mis just probleemiks on alkoholi tarbimine õhtuti just und soodustava tegurina. Me teame, et 28% inimestest unetutest kasutab une parandamiseks, unetuleku paremaks saabumiseks alkoholi ja siis toidukorrad, et õhtused toidukorrad ei oleks väga hilja õhtul ja nad ei oleks nii kaloriterikkad. Doktor, kui inimene tahab minna pikama reisile, siis mida peaks ta teadma, et sihtkohta jõudes toimuks ajavahega kiire harjumine ja et ta enesetunne oleks ka hea? No kui pikama reisile, siis ajavahega harjumine tuleb kõne alla siis, kui läbitakse vähemalt nii-öelda 2 transmeridiaani. Kui 5, siis tuleb see ajavahega harjumine absoluutselt kindlasti arvesse. On ka internetis saadaval erinevad jetlag kalkulaatorid, millega võiks enne reisile minekut tutvuda. Ja need soovitused on erinevad, kas reisida ida suunas või reisida lääne suunas ja kõik selleks, et seal reisikohas see ajavahega harjumine toimuks kiiremini ja inimene tunneks ennast hoopis paremini. Me oleme harjunud, et võtame 1-2 melatoniini tabletti ja millegipärast need ei toimi, siis võiks aluseks võtta need nii-öelda jetlag kalkulaatorid. Seal on ka melatoniini sissevõtmise ja doosi ajastus märgitud ja selle järgi käituda ja proovida, kuidas on siis reisida. Eriti oluline on see harrastus- ja tippsportlaste korral, kes reisivad meil siit ühest maailma nurgast teise, aga ma arvan, et nad on teadlikud ka, et sellega tuleks arvestada
ja selliselt oma une ja ärkveloleku rütmi koos valguse ja melatoniiniga reguleerida. Kindlasti alati võib tulla abi küsima ja paneme paika, et kui on reis plaanis, et mida täpselt siis teha, et kui varasem kogemus on olnud ka selline kehv, et lähen ja mul on juba tagasitulekuks aega, aga just ma hakkasin ennast hästi tundma ja sellest olemasolevast keskkonnast rõõmu tundma. Doktor, mida võiks inimene teada oma une kohta üldiselt ja kuidas seda üldse teada saada? Inimene üldiselt oma une peale väga ei mõtle. Ta mõtleb siis, kui see uni oli kas siis väga hea või oli ta siis väga halb ja kindlasti une kvaliteeti hinnatakse hommikul ärgates. Kas on selline välja puhanud tunne, kas oli korduvaid ärkamisi, kas oli probleeme magama jäämisega, nii et une kvaliteeti hinnatakse hommikul. Ja päevaaeg on siis selleks, et nii-öelda uueks uneks valmistuda ja selleks siis nii-öelda vaeva näha juba päeva ajal, koristada magamistuba, kui madrats, padjad, tekid on vanad, vahetada võib-olla need välja, hoolida sellest, et voodilinad oleksid sagedasti vahetatud ja pestud, soovitavalt isegi triigitud, kellel on kodutolmulesta allergia, see on selline hämblikulaadne, kes elab kõigil voodites, aga kellel on probleem siis kodutolmulesta allergiaga, siis kindlasti põhjustab see kodutolmulest ninahingemistakistust ja see inimene võib sagedamini norsata, tal võib esineda hingamispause, korduvaid ärkamisi ja hommikul tunnet, et väga halvasti on magatud. Ma ütleksin veel lisaks, et väga ma soovitaks unepäeviku täitmist ja et korra endale selgeks teha just kirjalikult ja trükkida see välja kas Uneliidu või siis Tervisekassa ravijuhendite koduleheküljelt. See on nii-öelda selline 2-nädalane kokkuvõtmine, 1 kord päevas täita ja te võite siis kokku lugeda oma unetunnid, visata pilk peale oma tavalistele harjumustele, mida te üldse teete, kas teil on piisavat füüsilist aktiivsust, võib-olla te ei kujutagi ette, kui palju alkoholi reaalselt tarvitate ja kuidas on hommikul ärkamine või võtta selle nädala sees ja nädalavahetustel magatud uneaeg, et jah, et mõni inimene võib öelda, et ma vajangi ainult 6 tundi uneaega, aga kui me võtame nädalavahetuse päevad, siis see inimene magab kella 1 päeval, siis tähendab seda, et reaalselt see uneaeg on hoopis pikem ja võttes arvesse ka siis nädalavahetuse nii-öelda ööd ja unetunnid, siis saame täpselt teada, mis on meie jaoks vajalik magamineku aeg ja selline hommikul ärkamise aeg. No selliseid pidusid, üritusi, seda tuleb absoluutselt igal ühel ette ja tuleb ka pidada ja käia ja teha, aga üldiselt see une ärkveloleku rütm, et see võiks olla paigas hea tervise nimel ja seda, et kuidas see just täpselt iga inimese jaoks on, ta on individuaalne, siis unepäevikus seal oleks kasu. Me kõik teame, et elus on väga raske muudatusi teha. Seega, doktor, milliseid soovitusi te võiksite vaatajale anda lisaks unehügieeni kõrvale apteegiriiulit, et unehäirele kiiremini leevendust leida? Veel enne, kui me apteegiriiulile suundume, ma räägiksin nutiseadmetest. 1-2 tundi enne magama minekut võiks nutiseade olla lausa kõrvale pandud. Jah, telekat võib vaadata, kuid tehnika kõik magamistoast siiski välja viia. Liigne, mis meid nagu ärksa hoiab ja une kvaliteedi, une saabumist edasi lükkab. Siis on toitumine, kehakaal kindlasti normis hoida ja kehakaaluga tegeleda ja võtta sellised pikaajalised plaanid ja kui on ise käega löödud, siis Eestis on küllalt spetsialiste, dietolooge,
kehakaalunõustajad, kellelt nii-öelda abi küsida, mitte korraks, vaid et nii-öelda rütmi peale saaks, mis teie jaoks õige on. Ja mida ma veel soovitaksin, et D-vitamiini võiks kindlasti tarvitada, sest kui D-vitamiini on vähe, päikest on meil vähe, siis olen täheldanud näiteks, et need nii-öelda töötajad, kes on Eestis töötavad, aga nad on kuskilt lõunamaadest pärit, siis nendel tekib D-vitamiini vähesusest sageli väsimus, selline unisus, roidumus ja motivatsioonipuudus. Nii et D-vitamiin kindlasti, aga melatoniin, see on nüüd selline unehormoon, mida võib kindlasti kasutada uinumise parandamiseks ja une alguse soodustamiseks. Kuidas see melatoniin ja millises annuses ta kellelegi toimib ja kuidas melatoniini, milline annus kellegi jaoks sobib on, et eks seda näitab siis nii-öelda isiklik kogemus. Samas ei soovitata melatoniini kindlasti noortele, lastele, raseduse korral ja kasvajaliste haiguste korral samuti. Et võtta seda, et näiteks meil nutiseadmete kasutamine järjest võtab hoogu, siis melatoniiniga on mitmed uuringud kas veel tegemata või käigus, nii et sellist ühtset soovitust nagu antakse Ameerikas, kus melatoniini krõbistab ja kogu elanikkond, siis Euroopas ma kaldun arvama, et seda siiski ei tehta. Aga samas Põhjamaad, nagu on seda Norra, Island, seal pikatoimelist ja üldse melatoniini, kui on polaarpäev ja polaaröö, siis just polaarpäeva ja öö, ütleme, et neil on raske seda une-ärkveloleku rütmi reguleerida, siis melatoniinist kindlasti seal abi on. Siis palterian, meliss, kõiksugused lisaained, neid kasutatakse pigem sellise ärevuse kupeerimiseks või ärevustunde mahavõtmiseks. Ja kindlasti veel soovitatakse, kui on näiteks sportlane, jookseb palju, on lihastööd, ma ei oska öelda, kui palju teadusuuringuid selle taga on, aga tähendab magneesiumi tarvitamine täpselt samamoodi, et kui palju ta täpselt seda und mõjutab, paljude nii-öelda kompleks käsimüügiravimite hulgas teda on, aga kuidas ta täpselt mõjutab, et ma ei oska siin täpsemalt öelda. Nii et apteekriga maksab alati nõu pidada, kui on probleem uinumisega ja une reguleerimisega maksaks alati ka ise tegeleda. Minna varem magama, mitte käia kuumas vannis õhtuti, mitte tarvitada alkoholi, kehaga liikumine ja ütleme, et et näiteks kui inimene teeb lõunauinakut, siis see lõunauinak ei oleks ikkagi peale kella 5 ja ei oleks pikkusega enam kui 30 minutit, sest vastasel korral ta hakkab ööund häirima ja mõjutab ööune pikkust ja ööuni on just see vajalik osa ajast ja unest, et mis võiks olla tõesti terviklik. Inimesed lähevad tihti lihtsama vastupanu teed ja lasevad arstil välja kirjutada uinuteid ja rahusteid. Milliste tagajärgedega võivad nad kokku puutuda, kui nad pikaaegselt neid kasutavad ja millest inimene võiks mõelda ennem, kui ta hakkab neid tarvitama? Meil oli aastaid tagasi olukord, kus arstid olid harjunud uinuteid patsientidele nii-öelda kirjutama, uinutite retsepte ja patsiendid olid harjunud uinuteid ka perearstilt, eriarstilt küsima. Ja
istusime arstkonnaga kokku ja otsustasime, et jah, et unehäiretest Eestis peaks hoopis laiemalt rääkima ja see lõi aluse selleks, et me koostasime täiskasvanute unehäirete esmase diagnostika juhendi, mis on teeviidaks kõikidele, mitte ainult arstidele, meditsiinitöötajatele, ka inimestele patsiendi juhendi näol, et kuidas oma unehäirega tegeleda. Ja ütleksin, et uinuteid tõesti kasutatakse palju ja täiesti juhuslikult Maailma Terviseorganisatsiooni poolt läbi viidud uuringus uuriti hoopis midagi muud. Tuli välja, et need inimesed, kes kasutasid uinuteid ja nad kasutasid siis üle 18 doosi aastas, siis leiti, et need inimesed, neil on suremuse risk kõrgem, on raskete haiguste, traumade risk kõrgem, et midagi seal ikkagi on. Ja selle teemaga hakati järjest enam tegelema. Ja on uuritud ka polüsomnograafia uuringul just uinutite kasutamise mõttekust ja leidutud, et paljudel juhtudel inimesed on uinuteid kasutanud kui komme hea une lootuses, aga seda head und ei tule. Mida ma tahan öelda, et oluline on aru saada, et mis on inimese unehäire põhjuseks. Miks inimene ei maga, kas on probleem magama jäämise, on siis korduvate ärkamistega, norskab see inimene, on tal hingamispause, on tal ninahingamistakistust või on õhtuti lausa jalad rahutud, televiisori ees ei suudeta istuda või teatris, kinos, et väga ebamugav tunne on isegi jalgu jalanõudes hoida. Ja parasoomniad, need on psühhiaatria teema, aga une-ärkveloleku rütmihäired, mis on väga levinud ja uneaegseid hingamishäireid, mida suurem on meie inimeste kehakaal, mida rohkem on rasttõvega inimesi, kindlasti rohkem meil on ka unehäireid, ka erinevaid unehäireid. Nii et uinutit on väga kerge väljastada, kuid uinutist loobuda ei pruugi olla nii kerge. Ja on olemas sellised kindlad skeemid, et kuidas uinutist loobumist takistada, muuta, lõpetada ja see on muidugi palju suurem töö kui see uinuti tarbimine. Ja ütleksin seda, et alati ei pea ka uinutist loobuma. Kui perearst on pidanud vajalikuks uinuti määramist just sellele konkreetsele patsiendile, siis ilmselt tänasel päeval mõeldakse järjest enam, et jah, sellele patsiendile ühe või teise probleemi korral on see uinuti ikkagi näidustatud. Ja unehäired ju kaasnevad väga paljude psüühikahäiretega, enamusega psüühikahäiretega, aga see on psühhiaatria valdkond ja paljude muude terviseprobleemidega, kus põhjuseks ei olegi see unehäire ise, vaid on mõne muu haiguse poolt põhjustatud unetus. Võtame näiteks seljavalu, tegeleme seljavaluga, inimene saab rahulikumalt magada. Või inimene norskab, tal esinevad hingamispausid, isegi lämbumistunne, mis teda äratab. Sellisel juhul on see uinuti lausa kurjast, sest uinuti soodustab veel uneapnoe süvenemist, teket ja selle kaudu isegi infarkti kujunemist, rütmihäirete kujunemist, ka äkksurma riski inimestel. Nii et kui me teame unehäiretest, teame inimesest, tema probleemidest, tema haigustest, siis ma arvan, et uinuteid kasutatakse järjest sihipärasemalt ja mõistlikumalt. Doktor Sõõru, andke palun meie vaatajale oma laia kogemuste ja teadmiste pagasile toetudes 3 kõige tähtsamat soovitust, mida ta saaks igapäevaselt järgida, et sammuda saabuvale kevadele vastu sügavama une ja kergema kehakaaluga. Und tuleb väärtustada, see on teil oma hea tervise ja heaolu nimel. Liikuma peab
ja toituma peab ja kui on unehäire, mis on kestnud üle 1 kuu ja millega ta ei ole ise hakkama saanud, siis võiks abi paluda. Eestis on küllalt spetsialiste, kes suudavad teid aidata. On ta siis apteeker, on perearst, on eriarst, alati võib pöörduda, alati võib abi küsida. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Palun!